Asjad, mida me teame, mida sa võid olla unustanud, mida sul on oluline uuesti meenutada. Vägi tunda end hästi praegu, me kutsume end Abrahamiks ja kõneleme teiega mitte füüsilisest dimensioonist. Muidugi peate te mõistma, et ka teie pärinete mitte füüsilisest dimensioonist, seega ei ole me üksteisest erinevad. Teie füüsiline maailm on mitte füüsilise projektsioon. Tegelikult olete teie ja teie füüsiline maailm mitte füüsilise energiaallika pikendused. Selles mittefüüsilises kuningriigis ei kasuta me sõnu, sest me ei vaja neid. Meil ei ole ka keeli, milles räägida, ega kõrvu, millega kuulata, kuigi me suhtleme üksteisega täiuslikult. Meie mittefüüsiline keel koosneb vibratsioonidest ja meie mittefüüsilised kogukonnad ehk perekonnad on kavatsuste kogukonnad. Teisisõnu, me kiirgame seda, kes me oleme, vibratsiooniliselt, ja teised sama kavatsusega olendid mõistavad seda. Teie maailmas toimub sama asi, kuigi enamik teist on selle unustanud. Abraham on mittefüüsiliste olendite perekond, keda liidab meie võimas kavatsus tuletada teile, meie füüsilistele pikendustele, meelde universumi seadusi, mis valitsevad kõige üle. Meie kavatsus on aidata teil meenutada, et te olete energiaaliga pikendused, et te olete õnnistatud ja armastatud olendid ning et te tulite sellesse füüsilisse aegruumi, reaalsusesse, et luua rahulolus. Kõigil, kes on füüsiliselt fokuseeritud, on oma mittefüüsiline vaste. Ilma eranditeta, kuid enamik füüsilisi olendeid on oma planeedi füüsilisest loomusest nii hajutatud, et nad on arendanud tugevad vastupanumustrid, mis takistavad ühendust nende endi allikaga. Meie kavatsus on aidata neid, kes paluvad abi selle ühenduse meenutamisel. Kuigi kõigil füüsilistel inimestel on juurdepääs selgele suhtlusele mittefüüsilisest maailmast, on paljusid, kes ei ole sellest teadlikud. Ja sageli, isegi kui te olete teadlikud, et see on võimalik, säilitate te mõtteharjumusi, mis toimivad vastupanuna, kahjustades teie võimet teadlikult suhelda. Sellegipoolest avaneb õigel ajal selge suhtluskanal ja me saame oma mõistmist vibratsiooniliselt edastada neile, kes suudavad meie sõnumit selgelt vastu võtta ja tõlgida. Ja see ongi see, mis siin Esteri kaudu toimub. Me pakume oma teadmisi vibratsiooniliselt, sarnaselt raadiosignaalile, ning Ester võtab need vibratsioonid vastu ja tõlgib need vastavateks füüsilisteks sõnadeks. Siiski ei ole piisavalt füüsilisi sõnu, et edastada meie rahulolu ja rõõmu selle üle, et saame teile sel viisil ja sel ajal oma teadmisi pakkuda. Meie võimas soov on, et te oleksite rõõmsad seal, kus te olete täpselt praegu, sel hetkel, vaatamata sellele, kus te olete. Me mõistame, kui kummaliselt need sõnad võivad teile kõlada, kui te olete kohas, mis tundub nii kaugel kohast, kus te soovite olla. Kuid see on meie täielik lubadus teile, kui te mõistate väge tunda end hästi praegu, olenemata millestki muust, on teie käes võti, mis võimaldab mis tahes olemisolekut, tervislikku seisundit, jõukust või mida iganes te igatsete. Need leheküljed on kirjutatud spetsiaalselt selleks, et anda teile parem arusaamise endast ja kõigist teie ümber. Te võite neist abi leida, kuid sõnad tegelikult ei õpeta. Teie tõelised teadmised pärinevad teie enda elukogemusest. Ja kuigi te olete pitevad kogemuste ja teadmiste kogujad, ei ole teie elu ainult sellest, see on terviklikkusest, rahulolust ja rõõmust. Teie elu on pitev väljendus sellest, kes te tegelikult olete. Sa kuuled ainult seda, mida oled valmis kuulma. Me räägime teile paljudel teadvuse tasanditel korraga, kuid te võtate vastu ainult seda, mida olete valmis vastu võtma. Kõik ei saa sellest raamatust sama asja, kuid iga selle raamatu lugemine toob teile midagi uut. See on raamat, mida need, kes mõistavad selle väge, loevad mitu korda. See on raamat, mis aitab füüsilistel olenditel mõista oma suhet Jumalaga ja kõigega, mis tegelikult on. See on raamat, mis aitab sul mõista, kes sa oled olnud, kuhu sa oled teel ja kõige seda, mis kestab edasi. See raamat aitab sul mõista, et su töö ei saa kunagi valmis. See aitab sul mõista oma suhteid oma mineviku ja tulevikuga, kuid mis veelgi olulisem, see äratab sinust teadlikkuse sinu võimsa, praegu, hetkeväast. Sa õpid, kuidas sa oled oma kogemuse looja ja miks kogu see vägi on sinu praeguses hetkes. Ja lõpuks juhib see raamat sind mõistma oma emotsionaalsed juhtimissüsteemi ja mõistma oma vibratsioonilist punkti. Siit leiad rea protsesse, mis aitavad sul taasühineda oma mittefüüsilise osaga, protsesse, mis aitavad sul saavutada kõige, mida igatsed. Ja kui sa neid protsesse rakendad ning kui su mälu ärgab universumi võimsatele seadustele, tunned sa loomulikult, kuidas elurõõm taas tagasi tuleb.